räägime siinusteoreemi kasutamisest. Siinusteoreem on seesama, mis siin üleval on. Ja siinusteoreemiga on selline lugu, et kõigepealt räägime nendest tähistest. Ehk siis, kui meil on mingisugune külg, näiteks ütleme, et see külg, siis see on nii-öelda see A. Ehk siis need kõik ülemised tähed, need on mingisugused küljed. Näiteks ütleme, et see on külg B, on ju, see siin, ja siis see C on siis C külg, on ju. Ja siin ei ole oluline see, et milline külg, lihtsalt üks külg on üks, teine külg on teine. Ja siis nüüd need alfa, beta ja gamma, need on siis selle külje vastasnurgad. Ehk siis sellele nurgale või küljele A vastab siin see nurk 51 kraadi. Või siis sellele küljele B vastab siis selle vastasnurk, ehk siis vastasnurgas beta. Ja siis sellele viimasele vastab siis nurk gamma. Ja kuidas seda kasutatakse? Seda kasutatakse siis, kui sul on näiteks teada 2 külge ja ühele nendest vastav nurk või siis 2 nurka ja 1 külg või midagi sellist, et leida teisi külgi ja teisi nurkasid. Ja mida ta ütleb, on see, et üks külg jagatud selle külje vastasnurga siinusega on sama, mis mingi teine külg jagatud selle vastasnurga siinusega. Ehk siis, kui me teeme nüüd näite, ma teen selle näitega lähtudes sellest, et esmalt me peame leidma kõige väiksema nurga, mis vastab lühimale küljele. See on oluline sellepärast, et muidu me ei saa õiget vastust. Ehk siis, kui me teeme näite, siis võtame kõigepealt, mis me teame? Me teame ühte külge, see on A, ja me teame ühte nurka, mis on meie puhul siis see 51 kraadi, mis on siis alfa. Ehk siis kõigepealt 5,3, see on see üks külg, see on nagu see siin, ja jagatud siinus nüüd selle vastasnurk, ehk siis see on see 51 kraadi siin. 51 kraadi. Nii, ja see võrdub. Ja millega ta võrdub, on mingi teine külg jagatud selle vastasnurga siinusega. Ehk siis, kui nüüd me lähtume ka sellest, et esmalt leiame väikseima nurga kõigepealt, mis tähendab siis seda, et kui meil on, vaatame ka, mis on kõige lühem külg, sest kõige lühemale küljele vastab kõige väiksem nurk, see on siis meil see B. Ehk siis me teame, mis selle väärtus on, see on 4. Ehk siis üles kirjutame 4, see on see B siin. Ja nüüd me jagame ja kirjutame siinus. Ja nüüd on küsimus, et mis me paneme, sellepärast, et me ei tea selle nurga väärtust, aga siin ongi see asi, et me kirjutamegi selle mingi tähise selle nurga jaoks. Ehk siis see on nüüd see, mida me otsime nii-öelda. Ja me seda võrdub C jagatud siinus gammat ei hakka praegu üldse puutumegi, me kõigepealt teeme selle siin ära ja siis lähme edasi. Okei, nii, meil on teada nüüd, et mis see on. Ja nüüd, mis me saame teha, on siit me saame avaldada siinus beta. Sa võid siin teiseldada, nagu sa teisendaksid ükskõik millist murdu, aga mis mina teen, on see, et ma kasutan võrdepõhiomadust, ehk siis siinus beta võrdub. Nii, võrdub. Nüüd ma korrutan selle küljega ja jagan sellega. Või sellega ja jagan sellega. Ehk siis siinus, ma tegelikult teen sinisega, siinus 51 kraadi, korrutada 4, jagada 5,3. Ja me saame sellega ära arvutada, ehk siis siinus 51 kraadi, korrutada 4 ja kõik see on jagatud 5,3-ga. Igaks juhuks panen siia ka need sulud, ma ei tea, kuidas see arvutab täpselt. Okei, ütleme, et me saime 0,5865. Nii, võrdub 0,5865 oli vist. Jah, õige. Aga nüüd see ei ole veel nurk. See on selle nurga siinus. Ja kui me tahame saada nüüd seda nurka beta kätte, ehk siis me praegu saime nurga beta siinuse, me tahame saada nurka betat ise, siis selle jaoks on kalkulaatoril ka nupp, tavaliselt see näeb välja umbes selline. Minu kalkulaator on natuke veider, siin ma pean tegema niimoodi, et ma teen siinus nii. Ja siis siia panen 0,5
0,865. ja nüüd see annab mulle umbes 35,9 onju, aga ümardame selle 36 kraadi peale. Ehk siis mis ma saan kirjutada, et on niimoodi, ehk siis beta võrdub siinus siis negatiivses astmel nagu pöördearv onju, nüüd selle 0,5865 ja nüüd selle, mis me siit kalkulaatorist saime, ehk siis see on umbes 36 kraadi. Ehk siis me saime teada, et see nurk on umbes 36 kraadi. Ja nüüd selleks, et leida viimast nurka, mis me saame teha, on lihtsalt see, et me teame, onju, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi ja siis me lahutame sellest selle 51 kraadi, mille me saime siit, mis oli juba ülesandes antud, ja me lahutame selle 36 kraadi. Ja mida see annab meile, on selle nurga. Ja miks ta annab, on see, et kõik need nurgad kokku on 180, aga meil juba mingid nurgad siin on, nii et kui me võtame need sellest 180 ära, siis me saame selle nurga, mis meil alles on, mis on 93 kraadi. Ehk siis see nurk on 93 kraadi. Okei, ja nüüd olles leidnud kõik nurgad ja leidnud kõik küljed, on see kolmnurk meil lahendatud. Ehk siis see ongi see, mis sul lõpuks on vaja tavaliselt teha, lahenda kolmnurk. Kuigi sa saad seda siinusteoreemi kasutada teisteks asjadeks ka. Aga näiteks siin on mul üks näide veel, kus meil on kolmnurk, kus meil on teada ainult 2 külge ja siis üks nurk. Ehk siis siin me peame natuke rohkem arvutama. Vot ja siia ma panin nüüd ka selle siinusteoreemi. Ja jätkuvalt kehtib see, et see esmalt leiame väikseima nurga, ehk siis mis vastab lühimale küljele. Vot, ja mis me saame nüüd teha, on see, et me arvutame, siin me teame ühte külge, kõigepealt määrame, mis külg vastab millele, ehk siis me teame, et siin on üks külg, mida me teame, las see siis olla A, siin on üks nurk, mida me teame, las see siis olla alfa, siis siin on üks lühike külg, on ju, las see olla B, ja siis vastavalt B vastasnurk on järelikult beta. Võt, ja mis me nüüd saame teha, on kasutada siis seda sama siinusteoreemi, et leida siis nurk beta ja siis me saame leida ülejäänud nurgad või ülejäänud nurga ja siis ka küljed. Ehk siis alustame sellest, et me kõigepealt arvutame siinusteoreemiga nurga beta, ehk siis kõigepealt 7,2, ehk siis nüüd ma olen siin kohas, on ju 7,2 vastab sellele küljele siin ja ma kirjutan 7,2 jagatud, siis sellele vastav nurk on ju siinus, sellele vastav nurk on 100, on ju, ehk siis siinus 100 kraadi. Nii, see võrdub, nüüd me teame, on ju, nüüd me oleme siin kohas, ehk siis me teame teist külge ka, on ju, 2,8 jagatud, mis ta siin on, me ei tea, mis nurk see siin on ju, ja me kirjutame taaskord lihtsalt siinus beta. Ja nüüd me saame taaskord lihtsalt arvutada, on ju, me lihtsustame, tahame saada on ju siinus betat kätte. Siinus beta, mis me saame, on ju, saame siinus 100 kraadi korrutada 2,8 ja siis jagatud 7,2. Võt ja saame taaskord ära arvutada. Kasutan kalkulaatorit. Ehk siis meil on siinus 100 kraadi korrutada 2,8 jagatud 7,2. Ja see annab meile tavaliselt võetakse nüüd 4 seda arvu, aga meil kuna siin tuleb 9 on ju ümardub ülesse või 8 ümardab 9 ülesse ja siis tuleb siia 0 on ju. Ei, mis ma nüüd tegin, ma ei tea. Aga igatahes, mis me saame kirjutada, on 0,830 0,3830 võrdub 0,3830 ja jällegi see ei ole nüüd
see nagu nurk, see on nüüd nurgasiinus, ehk siis selleks, et saada nurka beeta kätte, teeme nurka beeta ikka veel korrusega. Mis me peame tegema, on nüüd jälle kasutama seda pöördarvu, siinuse pöördarvu. Ehk siis, mis meil on nüüd on ju siin see 0,3830. Nii. Ja tavaliselt jällegi on olemas eraldi nupp selle jaoks, minu kalkulaator töötab teistmoodi. 0,3830. Nii, et nüüd see annab meile nurga. Nurk on 22,5 kraadi, ütleme. Võrdub 22,5 kraadi. Eks me teame, et see nurk on nüüd 22,5 kraadi. Ja nüüd me saame arvutada kõige viimase nurga, on ju, selle nurga siin. Olgu see nurk gamma. Ja nurk gamma me saame öelda, et on 180 kraadi miinus 100 kraadi, mis oli see üks nurk, mis meil on, ja siis miinus nurk beta, mille me ka just arvutasime, mis on 22,5 kraadi. Ja see annab meile 57,5 kraadi. Võrdub 57,5 kraadi. Võt, ja siis nüüd arvutame viimase külje, mis on see külg siin, nurk või külg C, ja jälle saame kasutada selle jaoks siinusteoreemi. Ja kasutame jälle maksimaalselt palju algandmeid. Algus meil oli antud see külg A ja nurk A, nii et kasutame taas nurk alfa, nii et kasutame taas kord neid. Sest nendes ei saa viga olla, sellepärast et need anti meile kohe alguses juba kätte. Niisiis, ehk siis 7,2 jagatud siinus 100 kraadiga, nüüd võrdub, me nurka C nüüd ei tea, nii me kirjutame lihtsalt C. Ja siis me jagame selle siinus ja sellele vastav külg oli on ju 57,5 kraadi. 57,5 kraadi. Ja nüüd arvutame. Ehk siis jälle, me saame lihtsustada niimoodi, et C võrdub tegurdame nii, ehk siis C võrdub 7,2 korrutada siinus 7,5 kraadi jagatud siinus 100 kraadi. Võt, ja jälle saame lihtsalt kalkulaatoriga arvutada. Ehk siis, mis meil on? 7,2 korrutada siinus 57,5. Ma igaks juhuks panen siia ka sulud, ma ei tea, kuidas mu kalkulaator töötab, või tegelikult ei pruugi sulge siin vaja olla. Nii, ja siis siinus 100 kraadi. Võt, ja see annab meile 6,2 siis ühikut, on ju. Nii, ütleme, et võrdub 6,2 ühikut. Ja nüüd ei ole seda küsimust, et kas ta on mingi siinus on ju C-st, sellepärast, et see on külg. Küljest meil ei võta siinust, ehk siis ainult nurkadest. Ehk siis, mis see annab meile, ongi see, et see juba ongi õige vastus. Ehk siis see ongi see külg. Võrdub 6,2 ühikut siis. Võt, ja niimoodi saabki kasutada siinusteoreemi. Ja siis veel üks asi. Juhul kui sa oled kohustatud, näiteks arvud on niimoodi, et sa ei saa muud moodi, kui sa pead kõigepealt leidma selle mitte kõige lühemale küljele vastava nurga, ehk siis kõige väiksema nurga, vaid sa oled sunnitud esimesena leidma nürinurga, siis mis sa pead tegema, on 180 kraadi miinus leitud nurk annab sulle õige nurga. Ehk siis juhul, kui sa ei saa järgida seda reeglit siin, siis sa saad järgida seda reeglit siin. Ja niimoodi saabki kasutada siinusteoreemi. Ma tegin kanalile Discordi. Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.